Ükskord elas üks jänes ja vot sealsamas metsas elas ka üks siil. Jänes ühel päeval kihutas mööda teed edasi-tagasi, edasi-tagasi. Nägi korraga põõsa juures sukerdavat siili ja jäi seisma, küsis. Noh, siilikene, mis sina seal teed? Niisama tühja-tähja, vastas siil. Aga mis sa ise teed, jänesekene? Aga mina õpetan oma jalgadele jooksma, vastas jänes. Mis asja, kas su jalad siis senikaua joosta ei osanudki? No oskasid, aga tead, peavad veelgi paremini oskama. Ei siis saa mind kätte ei hundid ega kütid ega küttide kuulid. Tead, Siilike, ega vist ei teeks nagu paha ka sinul natuke ja oma jalgu jooksma õpetada, natuke treenida. Siil tõmbas näo naerule, lükkas pea koklasse, ütles, jänesekene, enam ei ole tarvis. Ma juba jooksen niikuinii sinust kiiremini. Ohoh! Ütles jänes natukene kohe pahaselt ka. No tõsi, mis tõsi, vastas Siil, mina jooksen sinust kohe tükimaad paremini. Jänes ei talunud üldse säärast juttu. No mitte mingil juhul. No nii, ja tegi võimeks ettepaneku. Ütles, kuule, katsume järele, kas sa tõesti oled nii kange mees? Ei, no minul ei ole midagi selle vastu. Katsume, vastas Siil. Siil ja jänes läksid nüüd ühe kõrge mäe otsa. Vaatasid sealt ringi, mis paistab. Ja nägid, teisel pool orgu oli üks kõrge tammepuu. Leppisidki kokku. Jookseme selle tamme juurde. Ja kes jõuab pärale esimesena, see ongi võidumees. Ja see on ka meie metsade kõige kiirem loom. Hea küll, jookseme siis selle tamme juurde. Ütles Siil ja hakkas kohe kibekiiresti mööda seda mäe külge allapoole vudistama. Aga jänes, oota, ta oli juba enne harjutanud seda jooksmist, ta oli niisugune veidike väsinud juba. Mõtles, et tead, puhkaks õige veidikene enne, kui ma jooksma hakkan. Et las see siilikene kooberdab külmadast seal pika peale mööda saan. Mul ju nagu nii kiiremad jalad kui Siili. Ja heitiski pikali. Pani silmad kinni, päikega paistis nii palavalt, jänes jäi kohe päris magama. Magas tunni, magas teise, magas tüki kolmandatki, magas ja ootamatult jõudis kätte õhtu. Jänes ärkas üles, kargas jalule, vaatas päev juba peaaegu otsas. Pani tulist valu, tamme poole ajama. Lootis, et ehk on Siilil ka ikka tee peal mingi viperus juhtunud, äkki pole veel kohale jõudnud. Aga no Siil oli kogu aja otse tulnud ja just parasjagu sinna tamme juurde kohale jõudnud. Seisis seal tammevilus, sügas selga, kopsutas oma samblapiipu, tundis elust mõnu. Jänes hüüdis juba kaugelt, siilikene, kas sa juba päral? Päral, vastas Siil. Jänes pööras selle peale otsa ringi ja jooksis minema. Ja nüüd praeguse ajani on jänes enda peale nii pahane, et ta magama jäi, et iga kord, kui ta Siili näeb, käänab ta kohe häbelikult kõrvale ja läheb teises suunas ära. Selline lugu täna oli siis jänese ja Siili võidujooksust.